Ahoi ja tere tulemast tagasi Sisumaale. Tänases osas me läheme võtame tagasi lõpuks Raudlinna. Me võib-olla saame Raudlinna tagasi Tšukkude käest ilma revolutsiooni ja ilma vägivalda kasutamata. Ja mis pärast juhtub, kui me linna tagasi saame, on praeguseks saladus, aga tulemas on palju draamat, nii et vaadake osa lõpuni, et näha, mis juhtub, kui Raudlinn on tagasi meie käes. Raudlinn! Täna oled sa tagasi meie käes. Ma tunnen, et täna on see päev, kui Raudlinn on meie käes. Kas Gerhard tuleb või ta on veel seal? Tal on nõid kodus. Okei, ootame siin marmorit. What the hell? Ma söön kommid ära, okei, sööme kommid ära, guys, let's do it. Terve pakk brain blasters, kill my brain kommid, okei. Oota. Oma kaka. Oota. Oota marmorit, oota. Kui mul ruumi tuleb juurde suus, ma läheb ruumi suust juurde kuidagi. Ma isegi ei saa olla nüüd. Minä olen Utleeb, haha. Omaga palju siin on neid. Omaga. Nii. Ai tap. Ma arvan, ma olen lolliks kohe. Ma tunnen, kuidas mu ajus neuronid praegust mu aju overloadib. Oh my god. Ärge sööge seda. Ma sõin praegu 78 grammi suhkurt. Gerhard, ma olen tagasi. No tore noh. Mis toimub? Ma siin ainult toimubki noh. Mis mõttes? Ma suren ära kohe. Miks sa ära suled? Ma sain mürgitada. Aga nüüd on korras. Kus see koir on tal? Sellega juhtus ka pahandus. Gerhard? Saad aru, mind ajas nõitaga. Juba kodust peale ajas nõitaga. Siis see nõid tuli siia ukse taha. Siis ma tahtsin seda nõida lüüa. Ma lõin koera. Koer hakkas mind taga ajama. Ma jooksin mäest üles. Ja kui ma mäest alla tagasi tulin, siis ma ei näinud enam, kus koer on. Et ma arvan, et koer jooksis äkki omaniku juurde või siis ma ei tea. No siia ta ei saanud kukkuda, sellepärast ta peaks olema muidu surnud. Igal juhul ma arvan, et küll ta kuskil on, ta läks vaatama ringi kuskil praegu. Aga no, ma küsin kaugelt. Käime korra Sidni verest läbi, küsime raamatusse tema allkirja ka. Oi, see oli halb idee see kommipakk ära süüa. Ma muutun peast kommipakiks. Sao, Sidni? Tere! Tere! Mina ja Gerhard mõtlesime, äkki me küsime selle allkirja raamatusse ka juba, kui Gerhard olemas on nüüd. No kui sa nii lahkelt istet pakud, ega ma ei ütle ära. Ei, muidugi pakun. Telekat praegu ei tööta, ma vabandan, aga... Me saame sulle, kui me saame tagasi, siis tuleb vabrik ja saad siia mulle televiisori pildi ka panna. Päris televiisori pildi. ETV-d palun, ETV-d. Võib-olla kunagi areneb elektroonika ka, saame siia päris videoga käima panna, aga see peab uurima. See oleks vaja teadlasi. Oh my god! Läbi, mis ma allkirjastan. Loe ja. Mõistlik jah. Nii, vaadake, kas ma nüüd tegin õige. Võid anda siia poole ka. Umbusaldus, me soojame linnapäev kordushääletust, põhjuseks on halb linna valitsemine, 21. oktoober vahemikust oled vaja 2 inimest väga abi. No siis on tagada, esiteks on abi ära, kuidas vaskasid. Ühte. Nähtud olendid linnaelanike hargiga selle kohta me oleks teeritud veel, me oleme kohast uusi valimisi allkirja järgmisel lehel. Kellon tolle kellok, mõisnik, torm, frekk, nähv, kus ikukas. Me võtame veel marmori hääre ka ja ma arvan, et me läheme kulutame referendumi välja linna valitsusele. Olgu, eks te edu teile. Ja arvatavasti tuleb hääletamisboks, lihtsalt tekib boks, kus saab päev läbi käia linnaelanikud hääletamas, nii et küll me informeerime. Tavai, aru saadav. Edu sulle. Joo, marmor. Siristavad, et midagi härra Trolla käis minu majas siin. Tead, linnu siristamist tasu alati uskuda. Aga marmor. Ritse! Ma olen sees juba. Kelleks allkirja polegi siin enam ja? Kelleks allkirja polegi enam siin on või? On jaa. No kelleks pa nagu nii linnaelanik? Jaa, tubli. See siukene koer on päris haruldane tänapäeval nüüd, kui uued koerad on maakonnas igal pool. Jah, noh need olid andsin kutsule liha. Aga jaa, et kas oled sa informeerinud marmorit üldse, Gerhard? Äkki räägid talle korraks, mis me... Või oleme lugeda?
või räägid ennem? Jaa, point on selles, et sina kui ka linnaelanik Kas Ponexus ka on? suhtud uute linnavalitsusse? No mina olen neutraalne üsnagi, aga mida te täpsemalt soovite teada? Et probleem on selles, et meie natuke väga rahul selle linnavalitsusega ikkagi ei ole, sellepärast et tegu on umbkeelsed Gerhard, näita! põlismaalastega. Helen Gerhard! Ma ei saa aru, kelle huve nad siin teenivad. Aitäh, Norm. Tundub, et selle linna heaolu ja linna kodanike heaolu see ei ole. Ja meie plaan on teha Tobias korduvushääletus ütleb, ja sa seekord ikka ei ainult vastanud mulle linnaelanike diskis. poolt. Teeme ära. Siis saad lugeda, sul on allkirja vaja. Ka väike siuke protestdokument. Sa oledki tegelikult üks hääl veel ja meil on enamus, võib-olla on ka juba enamus linna häältest, nii et viime selle linnavalitsusse ja arvatavasti tuleb täna hääletus. Aga palun. Ole sõnatud, Marmor. Raudlinna nimel või kuidas sa ütlesid? Make Raudlinn great again. Make Raudlinn great again. Make it great again. Raudlinn praegust ei helenda nagu raud. Aga ma ütlen nii palju, kui me selle tagasi saame, siis Raudlinn hakkab kriiskama rauast. Sa näed juba kaugelt, et see on raudne Raudlinn. Oi, ma näen seda enda silmis, Valge ja ilus ja särav Raudlinn. Aga me aitäh sulle, ma arvan, et nüüd on aeg, Gerhard, minna Tšukupalade juurde referendumit esitama. Lähme. Mul on väga palju plaane, guys, kuidas Raudlinn teha säravaks, rauast linnaks, mis rüüsi me hakkame kandma, mis välimus meil tuleb, mis projekte me ehitame, taevatee, linnavalitsus, spa, prindikoda, turg valmis, müürid, Iron Golemid tänavatel, raud, palume siin Tšukupalskite tähelepanu. Tähelepanu. Lugupeetud linnavalitsus. Meie Raudlinna elanikena oleme siin viimaste päevade jooksul kogenud teie linnavalitsemist ja teie linnavalitsuse meetmeid. On asju, millega te olete hästi hakkama saanud, on asju, millega olete halvasti hakkama saanud. Üldiselt tunneme me ennast siin linnas väga halvasti. Siit linnast on ära kadunud hing, siin on tühi, siin on kõle ja on ka olnud suuremaid probleeme, mis me oleme siia raamatusse kirja pannud ja olemegi käinud ükshaaval erinevate linnaelanike käest küsimas, kuidas nad ennast tunnevad, kuidas neil siin linnas läinud on ja ütleme valdav enamus tunne, et seda linna on hästi juhitud. See on väga tähtis raamat, kui ma selle teile lugeda annan, ma soovin seda kindlasti tagasi saada. Siin raamatus on ühesõnaga kirjas, et meie soovime saada linnaelanikega korduvushääletusi ja me soovime, et see linnavalitsuse hääletamise ja linnapäev hääletamine oleks paremini läbimõeldud, kindla piiratud ajaga ja palju muud. Ühesõnaga, see praegu tehti ilma läbimõtlemata, kiirustatult, lasti valitav alaealistel pooletoobistel. Meil on vaja teha korduv hääletus. Et me kõik saaksime siin linnas ennast taas hästi tunda. Kas sina oskad tšupakeelt? Me ei oska, me teeme mingid sõnu. Okei, ma võin teid esindada. Šupata-pata, kutšupata, opatšitito, kapatšupa, kutšupata. Okei, seda me jätkime. Jaa, igatahes nad on väga õnnelikud, et nende õlal tuli see raske koorem maha ning öeldi, et võta, tee, mis tahad selle linnaga. Sa said? Ma sain võtme. Mille? See on linnavõtti, raudlinna võtti, nagu ma aru sain tšupa keelest. Nad on väga õnnelikud, et nad enam ei pea selle jamaga tegema. Nimad ütlesidki, et me enam ei pea selle jamaga tegelema ja nad läksid nüüd oma, ma ei tea, mis tegevusi seal nüüd majas tegema. What? Nii lihtne oligi. Viva la revolutsia. Ärtsyks, Vils utleb. Nad enchantisid selle raamatu ära ka, ma ei tea, kas sa siis allkirjastasid enda Nad allkirjastasid selle ära! No näed sa. Wow! Gerhard! Let's go! Me saame Raudlinna tagasi!
Minä olen Utne. Jookske kanad, jookske! Vabal maal! Gerhard, see on meie linn! see on nagu peaaegu nagu laulev revolutsioon, ainult et see oli rääkiv revolutsioon, et ma arvan, et seda on vaja tähistada. Raudlinn on tagasi! Oh my god! Gerhard, Trefva Oot, Utle oot, mulle oot, oot. pani kokku mi keeran kõpsad kõik õiget pidi. Raudlinn on küll tagasi, aga peame siiski linnapea või linnavalitsuse paika panema. Seda muidugi ja selleni me jõuame. See oli kõige keerulisem, et kuidas neist lahti saada. Kui me oleme neist lahti saanud, siis edaspidine on juba lihtne. See on ainult kokkukutsumise küsimus. Lähme Frekki vaja, sest ta oli kandidaat ka, kui Frekki ei taha kandideerida rohkem, siis tehniliselt me saame teha sinuga koos juba linnavalitsuse. Sest kui meil rohkem, kui keegi rohkem ei taha kandideerida, siis me saame lihtsalt me ei pea tegema see hääletust. Me küsime üle, kas keegi tahab. Sotta, sa võib natuke liiga vara ministriks. Me ei tunne siin piisavalt, Sotter. Rahu. Sul on võimalus saada maaelu ministriks. Sobib. Linnast väljas. Kuidas oleks maaelu ministri? Nagu me rääkisime, Gerhard on siin pikalt rääkinud mitu päeva juba, siis me kogusime hääletusi referendumi jaoks ja me just käisime esitamas Tšukupaladele enda referendumit. Et kas me saame teha uue kordushääletuse, Tšukupala kuulasid, rääkisid ja siis karjusid suurest rõõmust ja justkui oleks koormus enda õlult langenud. Nad heitsid meie kätte selle eseme, mis mu käes on, linnavõtme. Ja siis nad panid allkirja referendumile. Ehk siis võime ametlikult öelda, et Tšukupalad on Raudlinnast väljas. Ja võime ametlikult öelda, et linn on jälle meie rahva käes. Ja selle ees, et Tšukupalad olid nii nõus ja armsad, et andsid meile kohe asjad ja ei tekitanud probleeme. Mina pakun välja, et me suhtume neis edaspidi soojalt, et nad ei tekitanud siin mingisugust jama ja olid nõus meile linna tagasi andma. Nõus. Muidugi. Treenrid, Tšupad on rassilt iidsed olendid, kes on ustavad ehitustöölised. Just. Nad on alati ustavad. Ja ma käin ka välja, et kui Tšukupaladel on abi vaja, siis me aitame neid. Muidugi aitab. Kirjutame ajaloo ümber. Aga kui neil on vaja abi selleks, et seda linna uuesti vallutama. Siis seda ma ei usu. Ma ei usu, et see juhtub. Sest eelmine vallutus polnud ka vallutus, see oli lihtsalt hääletus, jah. Aga meil on tähtis küsimus. Meil on kõikide linnaelanikude käest vaja nüüd saada teada, kes soovib saada linnapeaks ja teha siis koalitsiooni või abilinnapea endale võtta. Ehk siis me peaksime tegema justkui linnasisese hääletuse ja ma küsin siit, kas keegi teist tahab linnapeaks kandideerida nüüd linnasiseselt? Kas ei ole ühtegi head? Mis sa küsisid, et kes tahab linnapeaks saada? Kas keegi tahab siit linnapeaks kandideerida? Kui aus olla, siis nii tähtsat ametit ei julge endale üle võtta. Just. Jah. Et ma hea meelega oleks linnavalitsuses abis, aga nii suur esindus, ma arvan, minu õlgadele jääb ja mu õlad jäävad nõrgaks. Aga Kris, ise võid olla linnas. Ma mõtlen teile ausalt. Te teate, et ma ei ole mingit muud hetke rohkem ootan kui seda sama hetke. Seda sama hetke, et tulla tagasi Raudlinna nägu naerul, täis uudishimu tuleviku vastu, mis me siin Raudlinnas saama hakkab, arenduste vastu, kõige vastu, et meie linnaelu teha paremaks ja Raudlinn teha säravaks, raudseks linnaks. Ma hea meelega kandideeriksin linnapeaks, aga ma arvan, et ma jätan siia, kuna meil ei ole linnapead hetkel ja linn on nii-öelda võimuta, siis ma annaksin võib-olla tund aega, kui tuleb äkki linnaelanikke, kes tahavad kandideerida, enne kui me selle lukku paneme. Aga ma arvan, et peaksime panema selle lukku kiiresti, sest ilma pealikuta võib ka olla väga halb, ehk siis. Aga siis on vaja tõesti kõik kohale kutsuda. Ma arvan, kes ilmuvad, need ilmuvad ja kui ja teistel ei ole sõnaõigust, kas see ei ole natukene Vaata, mis mõttes? Juba totalitaar. Ei.
ma olen nõus sellega, et kõigil on sõnaõigus, aga lihtsalt, et me ei saa kaua oodata. Me võime oodata ka õhtuni. Kui rohkem ei kandideeri, siis tegelikult... Me võime ka kasutada tegelikult elektroonilise valimise võimalust, kasutades siis selleks erinevaid pilveplatvorme, kus kindlasti isegi ilma sisse logimata saavad inimesed sõnumi kätte. Raudlinn on e-linn. See on tõesti hea idee. Me oleme pealinn. Ohoi, kui sa oled videos nii kaugel, pane like ja subscribe, kui sulle meeldib Sisumaa ja kommenteeri alla Sisumaa forevermaa. Ja oleme tagasi videosse. Skibidi toilet, bro. Teab, mis ma ütlen, Gerhard? Ma ei oodanud sellist asjade kulgu. Sa ei kujuta ette, kui rõõmus ma olen, Gerhard. Ma tean, kui rõõmus sa oled. Ja mitte ainult, ma olen meie kõigi üle rõõmus, Gerhard. Ja teab, mille üle ma väga rõõmus. Veel ei saa võib-olla vara öelda, aga ma ütlen, ma loodan, et ma saan linnapeaks, sest sa oled kindlasti, Gerhard, abilinnapea. Sa oled automaatselt ma isegi ei pea mõtlema selle peale, Gerhard. Mul oleks väga suur au olla sinu kõrval sel raskel teel. Gerhard, sina ja mina, meie olemegi Raudlinna põhi. Me oleme tead seda pilti, kus mingisugused kilpkonnad hoiavad maailma enda seljas või mingisugune hoiavad elevandid on mingi maailma hoiavad üleval. Meie oleme need Raudlinnale. Me hoiame seda ühiskonda üleval. Mul ei olnud alguses, kui me tulime siia ja spawnis veel olime ja oli see start, et minge. Mul ei olnud kahtlust ka, et ma tahan kuskile kaugele minna. Ma teadsin, et ma pean jääma siia, kus hakkab kerkima peale. Sama. Täpselt sama, see koht tõmbas mind kohe. Mul on nii palju visioone, ma arvan, ma pean käima kodus ja koguma nüüd enda plaanid valmis, kui hakkab küsima midagi, siis Gerhard, ma lähen kogun ennast, kirjutan endale ka äkki raamatus asjad valmis ja siis sa ei kujuta ette, Gerhard, mis linnas saama hakkab. Milliseks me selle linna rajame? Ma veel mäletan, kui ma kujutasin ette. Nüüd ma pean selle kujutluspildi endal taastama. Ma taastan selle sinu, Gerhard, ja me taastame selle ka meie kodanikel, meie rahval. Ja ma usun, et Mini-Tartu on ka väga õnnelik, sest me saame teha lõpuks meie riigid ka ühendada või linnriigid nii-öelda. Tallinn-Tartu, Raudlinn-Tartu maantee. Raudteeühendus. Kiirraudtee. Liinirong, just. Siin tuleb Raudlinna tuleviku plaanid. Raudlinna tulevikuplaanid. Number 1. Ehitada iga Raudlinna elaniku kodu juurde taevatee. Number 2. Ma kirjutan sellele alla. Ma saan Gerhardile üle lugeda, siis ma kirjutan selle alla. Chris Boys, kohtume keskväljakul, palun. Kas sa oled liikumas või sul aega? Jaa, tulen kohe. Võitluse värk, sõjavärk. No nii, kelle vastus seda kokku vaatame. Ahoi. Oi, tervitus. No nii, kuidas läheb? Tead, väga hästi läheb praegust. Ma kuulsin uudist, et šupad on võimult lükatud, jah? No mitte lükatud, vaid nad astusid ise tagasi. Astusid ise tagasi? Eriti lihtsaks tehtud see asi, okei. Jaa, ei, see on väga tore, ma olen õnnelik selle võidu üle. Kuidas see nüüd edasi läheb selle asjaga? Me praegust teeme nüüd referendumis oli siis kirjas, et me teeme nüüd hoopis linnaelanike siseselt uue valimise, et kes siis nüüd siis nii-öelda linna peaks ja juhiks siis saab. Ja me tegime nüüd e-valimised siis, et laseme inimestele e-hääletada siis meie linna elanikel. Okei, e-valimised, selge. Mul tekkiski siin küsimus, ma siin tutvustasin Stoderile kõiki asju ja värki ja ma saan aru, Stoderile on... Stotter, noh. Stotter, jaa. Okei, ja... Eesti päraselt või välismaalise pärast. Ja arutasime siin, et mis nüüd sellest linnast siis ka edasi võiks saada, et tegelikult ju kuna linnapea valitseb lõpuks üle terve maakonna, mitte ainult üle linna, siis puudutab see kõiki osapooli. No üle maakonna linnapea ei valitse. Okei. Ta valitseb ikka linnasiseselt. Okei, et mingi võim kuhugi kaugemale sellest ei tule. Just, et Mini-Tartule ja muudele asulatele ei saa nagu siin midagi kehtestada. Okei, arusaadav. Aga kuidas siis nende asjadega on, et mingid rongid ja need tehakse, kuidas sellega?
no see oleneb sellest, kes linnapeaks saab, mis projektid tema esimesena kätte võtab, et praegust ainus kandideerija olen mina. Okei, meil Stotter siin mõtles ka, et võiks kandideerida, mis teema sellega on, et tema ei tohi? No Stotter ei ole linna elanik veel, mina ütleksin. Okei, mis Stotter selleks ära peab tegema? Ma võin maja püsti panna ruttu, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. No maja püstipanek, ma arvan, peame, kuna meil ei ole otseselt valitsejad, nii et ma ei saa ise öelda, me peame lihtsalt kõik koos seda arutama linnasiseselt, aga mina ei arva veel, et Stotter on siin linnas piisavalt kaua olnud, et nüüd võimule tulla, ta on jällegi võõras rahvas hetkel. Ühesõnaga, siis on ikkagi valitud inimesed saavad ainult kandideerida. Ja mina ei saa need, ka kandideerida. Need, kes on linnas elavad. Aga näiteks Kelloks, kas tema siis ei saa kandideerida, sest ta elas? No linnapiir ei lähe sinna jah, et ta elab natuke kaugemal linnast. Okei. Kus linnapiir lõpeb, ma ei tea? Mina näen, et linn on see siuke keskkoht siin. No see on kaart. Okei. Kui issand, ta on mingi väga tagurpidi see kaart. Okei, aga mul on üks küsimus, Kris. Just. Kus sa elad? Mina tean, et jõest natukene sinna. Ma ei näe küll, et sa linnas elaks, vaid sa oled esimene inimene, kes siit linnast ära kolis. Jah, see on hea pakkumine. Hea pakkumine, see ei ole pakkumine, see on fakt, et sa ei ela ka linnas. Tegelikult jah, ta on täpselt siit kaardist väljas on tema. Kuidas nüüd sellist olukorda me saaksime lahendada? Kuradi kaval pea! See tundub tips veider. Või kas sa ei usu? Ei, ma olen nõus, peab olema võrdne, et sellel momendil tõesti mina linnas hetkel ei ela, aga ma elasin siin linnas. Aga see on, kui sa tunned, et sa tahad sellest rääkida, siis me võime sellest rääkida rahvale. Ma arvan, äkki räägime siis, kui kõik kokku saavad sellest asjast kõigi ees, et siis saame kõik niisugused teravad küsimused tõstatada ja vaadata, kuidas see välja võib tulla, aga ma saan aru, kui siin nüüd linnapea hoolitseb ainult linna ees, siis tegelikult, kui mina nüüd siin elan linnast väljas, siis tegelikult ma ju vist ei saa hääletadagi ju. No ei saa, jah. Ja sina ka ei saa hääletada ja sa ei saa veel vähem siis ka osaleda. No tead, ma vaideksin vastu, rahvas võib öelda, praegust on nii-öelda siis, et rahva arvamus. Kuna ma elasin siin, ma arvan, mul on rohkem kleimi kui inimesel, kes üldse pole siin elanud. Okei, ja sellega ma olen nõus, sellega ma olen täitsa nõus. Aga okei, tead, ma praegu rohkem lisama ei hakka. Ma arvan, räägime siis, kui kõik on koos. See on kõige ausam variant. Jaa, ma olen täitsa nõus, aga siis peab natukene vaatama, kuna siin kas inimesi ja enamus on raske kohale saada. No jah, kes on kohal, saame nende vahel kas või arutada, et vähemalt et mingi arutelu tekiks, see on põhiline. Okei, jaa, ma olen täiesti nõus. Need asjade peale üle peabki arutama, et meil pole siin otseselt linnapead, nii et ei saagi öelda, mis on õige, mis on vale. Kavuvuvu utleeb piiksid ma plaaningi tagasi kolimist. Okei, selge, mul siin paar mõtet on. Kuradi kaval vend. Millele ma kindlasti veel vastust saaks, aga need... Kelloks on nii kaval! Jah, aga ma võin edasi anda infot teada, et meil on üks meeting vaja veel teha. Ma ei tea, see võib seal samal kell 21 juba toimuda, siis kui kõik kohale tulevad nagunii. See oleks kõige mõistlikum, siis ei pea eraldi veel midagi korraldama. Jaa, ma ei tea, kes meil on siin praegust kirjas, et tulge kell 9 kohale. Ma võin selle juurde sinna lisada lasta Gerhardil. Pane, et kohtuksime äkki siis kell 9 ja teeksime linnarahvaga selle kõik ära, sest kui hääletus lõpeb kell 9 või algab kell 9 vist. Aga me ei ole ju linnarahvas, ega mis meie peame tulema. Ei, no siin tulebki natuke läbi arutada, kuidas see asi nüüd käib, et siin peab mõtlema. Tehnilisi pooli on asju või tehnilisi tahakusi on asjal praegu mitu tükki, et need tulekski läbi arutada, kes siis on ja kes pole ja nii edasi, et kes mida on pakkunud ja edasi ja tagasi ja nii ja naa ja nii ja naa. Lase neil ka. Ma arvan, see on kõige mõistlikum siis, kui kõik koos on, kõik saavad enda arvamust kanda öelda, et siis me ei hakka siin ise omavahel midagi läbi rääkima, kokku leppima, vaid võtamegi kokku nii palju inimesi kui võimalik. Ja teemegi äkki siis 21.00. Ma pole ka linnaelanik. Samas keskel või teeme näiteks kas või Freki majas. Ma arvan Freki majas. Okei, Freki majas. Ma arvan, see sobib. Aga meil oli seal saal ju, kus me saime olla. Ta ongi Freki maja. See ongi Freki maja.
aga selge, ma lasen juurde lihtsalt Gerhardile, et siis 9-st teeme uue miitingu. teeme nii ja pane siia võib-olla niuke teade ka siia chati vaata, mis meil siinsamas on, et siis just, ka kõik näevad seda. Okei, teeme nii, aga siis ma arvan, kui mitte varem, siis kohtume kell 9. No teeme nii. Teeme nii, suurepärane, head päeva sulle. Teile ka. Poiss. Nägemist. Ma just tulin siia, me oleme samad teed, ma ei taha samad teed minna. Custom poe idee, Koopa pood. Võime sinna minna ja siis ma võin sulle... Okei, see on väga huvitav, vaata, siis see ongi, Kelloks sööb väga õiget mõtet. Ta sööb väga õiget mõtet, mis on see, et kuna mina ka linnas praegust ei ela, siis me ütlesime vaata, et linnas väljas olevad ei saa kandideerida, ainult linnas sees olevad. Aga ma kolisin linnast välja, eks mina ka ela linnas, aga ma elasin linnas. Kas seal on rohkem claim'i? Nii palju võib öelda, et mina ei saa öelda, mis on õige ja vale, sest mina ei oma seda linna. Ehk siis tegelikult peavad ütlema linnarahvas, mis on õige ja vale. Ja linnarahvas on need, kes siin maal elavad. Ja minu meelest Kelloks on liiga kaugele claimida, et elab linnas. See, kui ma praegu kolin, ei muuda midagi. Sest ma nüüd, kui ma kolin, ei muuda ju enam midagi. Kelloks tahab meie linna endale võtta. Ma teadsin, et see võib juhtuda, et Kelloks tahab linna endale. Nii, meil on väga katastroofiline olukord. Me kõik nüüd teame sellest, et sinisel ja punastel on pakt. Ja Kelloks tuli just küsima minu käest, et miks tema ei või kandideerida linnapeaks, sest tema ka ei ela linnas ja mina ka ei ela linnas. Ja kuidas mina võin ja tema ei või. Ja siis me jäime arutelu juurde, et linna elanikud peavad otsustama, kas siis väljaspool inimesed saavad olla, hääletuses kandideerida või ei saa. Ja mina siis kas pean välja langema või mitte. Ja Kelloks, kui mina runnin ka Kelloks. Kui mina ei runni ka Kelloks. Ja lisauudis, Marmor on järsku reageerinud e-hääletusel, et tema tahab nüüd joosta. Ta on oma meelt muutnud ja me võime selles järeldada, et Kelloks on teda mõjutanud jooksma, et saada kontroll linna üle. Ehk siis meil on praegu olukord, kus Kelloks võib kogu linna ära omada, mis on veel hullem kui chupa-chupsid. Meil on vaja rääkida asjad kõik üle. Kelloks küsis, kus on linna piir? Me ei tea, sest meil pole olnud linna valitsust, kes meile piiri paneks. Nii. Kelloks küsis, kes on linna elanik? Kui Stotter kolib linna, paneb maja, kas ta saab hääletada? Ma ütlesin, et minu meelest mitte, ei tohiks saada vähemalt, aga ma ei ole mingi ütleja ju. Aga ma ütlesin, et ei tohiks saada, sest ta alles kolib siia, ta ei ole nagu elanik. Kas ta siis on juba selle Stotter oma käpa alla saanud või? Jep. Ma räägin, nad on siuksed ussid, et see käib meie selja taga sellisel kiirusel, et kui me kiiresti vastutegevust ei tee ja ennast ei tugevda, siis me varsti lihtsalt oleme täiesti käpulisin nende ees. MATUX utleeb Marmomeis utols, että kandideeris, mida nad saavad meile päriselt teha, siis nad ongi linnapead ja valitsevad seda kogu kohta. Nad kontrollivad turgu, nad kontrollivad hindasid, nad kontrollivad... No see on halb. Kellokse kätte ei tohi see kohe kindlasti saada. Jep, mitte kohe kindlasti. Ta on salajasem Snake üldse. Vaata, mis ta keldriks toimub. Ma ei tea, mis ta keldriks toimub, aga ma olen kuulnud. Ära mine, su südametunnistus jääb puhtaks. Nii et kell 9 ütles Kelloks, et me võiks selle kõik kutsudagi linnaelanikud kokku ja linnaelanikud otsustavad, kes linnapeaks saab lihtsalt seal kes samas. Kes linnaelanikud on? Meie on ja? Või no mitte Chris? Jah, teie, siis on Kaspar, siis on Marmor sinistest, Kaspar on kollane, siis on Kosip Mihkel punane, Artjom punane ja Sebastian kollane, eks teid on tegelikult rohkem. No. Kõik kollased saavad linnas, aga kui me peaks kõik kollased saama siia ja kõik kollased peavad hääletama ühe kollase poolt, ehk siis kõik peaks hääletama Gerhardit näiteks linnapeaks ja siis on vähemalt võim meie käes. Kas Gerhard soovib linnapeaks? Oota, aga tegelikult kui praegu astus eelmine valitsus tagasi ja uut ei ole, siis on praegu selline hall ala enne uut hääletust. Ehk siis teoorias keegi võib minna praegu turuplatsile ja kuulutada ennast valitsejaks. Lihtsalt omavoliselt. Lihtsalt praegu. Ja muidugi, kui seda teeksime, eks ole, keegi meist, siis see tähendaks,
et me saame ikkagi nagu selle demokraatiani viia, aga lihtsalt me saame selle halli ala praegu ära kasutada, me saame võib-olla kiiresti tekitada mingisugused linnapiirid, panna mingid postid püsti ja öelda, et need on linnapiirid ja nüüd on nagu nii ja hääletus hakkab kujunema niimoodi. Seda peab ma tegema. ise linnapeaks päris kandideerida ei soovi, aga ma võin selle ajutise riigipöörde võtta enda peale. Aga kes siis saab linnapeaks peale seda ajutist meie seast, kui Chris ei saa olla, sest et tal ei ole kodu siin? Ma kolin tagasi. No aga siis võivad teised ka tagasi kolida. Kes tagasi kolib? Aga kui Gerhard... pole kunagi elanud linnas. Kui Gerhard... Ma ütlesin ka, et me saame hoida neid ju eemale siit linnast nii-öelda, et kui nad proovivad kolida, siis šerif läheb wow, sorry, mis te siin teete enda arust, kas teil siin ehitamisluba on? Voh! Ja. Ehitamisluba ei saa praegu väljastada, sest linnavalitsus pole veel ametisse astunud. Ja meil on vaja neid kõik küsimused läbi rääkida, sest Kelloks on ussike, ta ussitab kõik küsimused läbi. Ja ma ütlesin ka, et halvim variant on see, et me saame lihtsalt võtta võimuga linna üle, mis on ka nagu halb, aga headuse nimel. Aga ma arvan, see, mis sa Gerhard pakkusid, on kõige ideaalsem plaan. Aga äkki siis ussitada täpselt samamoodi vastu, et kui Hello guys, Utleeb Ooda ehitusluuba on rolli siin, et hetkel oled sina see vahelinnapea ja annadki ruttu, annad Chrisile ehitamisloa, Stotterile ei anna mingit ehitamisluba, sest et sa saad seda praegu teha, sest et sa oled siin vahepealne see ja siis me saame need kätte, et Chris saab kandideerida ja Kelloks ja Stotteri Chrisile ma võin lihtsalt anda elamisloa, sellepärast et ta on tegelikult juba krunt olemas ja maja olemas, ta võib sinna hetkel kolida. Ja ma olin elanik. Ja siis ongi see, et põhimõtteliselt siis saavad tulla mingisugused seadused sisse, mis nagu päriselt ka kehtivad. Et ongi valitsus, kes tegeleb mingi nii-öelda kohtuotsustega ja mingi Meil on vaja räigelt, siis meil on vaja ühte uut raamatut, et Gerhard saaks seaduseid panema kirja, ajutisi seaduseid. Jah. See on keeruline. See on keeruline, aga me vaja teha. Trollaga tegeleda. Kui Gerhard määrab ennast linnapeaks vahepeal, siis me peaks kindlasti ütlema ka kohe juurde sinna, et me oleme päril sellega, et keegi ei saaks vastu hakata, et kõik määravad ennast järsku, et me kõik toetame seda trolla otsust. Aga enamus linna praegu saab kera teha, sest enamus linna on siin, teate praegu enamus ja kui te olete nõus sellega ka, et Gerhard selle võimu võtab. See on lehma peana. Okei, aga siis meil on plaan paigas, räägime korra läbi. Aga Gerhard siis kuulutab ennast nüüd ajutiseks linnapeaks, siis sa kirjutad ajutised seadused linnale. Kohusetäitjaks. Jah. Ja siis sa teeb mulle elamisloa paberi peale või siis tagasikollimisloa või. Ma kolin tagasi linna. Stotterile seda anda ei saa, kuna ta võib-olla siis paned mingid kvalifikatsioonid, et sa pead olema nii kaua, et käia elaniku alla vaata. Kirjutad valmis endale, et sa pead olema linnas elanud, ma ei tea, mitu päeva, et siis olla linna elaniku nimekirjas. Et need 2 päeva, sest mina elasin siin linnas 3 päeva näiteks, et siis töötab. Nõus. Ja meil on vaja, kas kellelgi on raamatut, me peaks kerra tegema seadusraamatu ja seadustikku? Ma ei oska neid teha ja mul ei ole üldse. Frek, sul on asja või? Kuule, pane see kirst maha korra. Pange crafting table, kellelgi on, ma saan raamatu teha kohe. MATUX Utleeb Chris, aga sul linnas maja olemas. Ja kui Kelloks tahab tulla vastu hakkama, siis meil on reaalselt füüsiline võim neid peatada ka, kui on vajadust. Kui nad tulevad võimuga lihtsalt sisse. No nii, guys. Oh my god, guys. See läheb juba pikki ära, See läheb juba pikki ära. Gerhard peab saama ajutiseks linnapeaks Raudlinnas, sest meid ohustab Kelloks. Meil on vaja ajutine koalitsioon. Gerhard peab kirjutama mulle linnaloa, et mina oleksin linna elanik. Kas kellelgi sul Anvil on, Frek või? Milleks on vaja seda? Et me oleme paberit, et Gerhard kirjutaks mulle elamisloa. Paberi peale kirjutaks sulle või? Ma arvan, ja Anvili peal paberi peale linna elamisluba. Mulle üldse linnukes öösed tapavad sama. Kuradi palju on neid fantoomena. Ma tahaks lugeda Gerhardi tekste, aga kurat, ma ei saa praegu. Seisest Raudlinna turuplatsi kuulutama ennast, kuna järgmise valimiste Raudlinna linnapea kohuse täitjaks. Ise linnapeaks ei kandideeri. Ja ma võiks öö ära magada. Gerhard, esimene asi, hakka kirjutama seadust ja kirjuta mulle see leping ära juba. Kas paberit on või? Oota, aga mis seadus? Kirjuta, kuidas sa oled nagu elanik, kuidas saab elamisluba vaata, et see oleks seadus olemas. Kuidas sa kvalifikatseerud siia alla? Ma
ma mõtlen, kas seda praegu on mõtet kirjutada sellele ressurssi raisata. On sellepärast, et nad tulevad küsima, et miks mina sain ja nemad ei saanud. Okei, ma mõtlen selle peale, davai. Kirjuta ära see, vähemalt see osa praegu. Ma kirjutan sulle elamisloa lihtsalt ära. Ja anna mulle luba ära, ma hakkan sisse kolima juba. Ja siis kirjuta seadustesse see loa, kuidas seda luba saab. Meil on esimesena see luba ja siis piirid panna. Mingi piiripostid. Gerard Trolla saab anda su linnapea loa elamiskonna tema... Sa läheks koguma mingi varustust või? Jaa, ma arvan küll. Me tegeleme selle paberimajandusega. Aitäh sulle, Gerhard. Sa peab, ma olen kuskile minema, sa kirjutad seaduseid rahulikult. Ma olen kolima tagasi oma majja ajutiselt. Ja mul on tegelikult plaan see maja maha lammutada ja teha sinna uus maja. Aga praegu me kolima tagasi sisse enda sinna majja. Ma tagasi kolima kohe praegu. Tervist. Tervist. Kuidas läheb? Hästi, mis uurite? Ei, ma tulin turuplatsile, see pidi täna avama. Turg avaneb esmaspäeval. No praegu valitsust ei ole, noh, nüüd on ajutine valitsus, nii et... Seda pidid lubasid Chocopallad, aga nad lahkusid linnast. Nii et hetkel see kahjuks lükkub edasi. Gerhard, tule korra. Gerhard jääb panema turvalisse kohta. Gerhard. Mõtleb. Peame panema su turvalisse kohta, Gerhard. Kelle? Sinu. Minu? Kirjuta praegu siin edasi, sest kui sind praegu tapetakse, Gerhard, siis ei ole see enam siin praegu ajutine see, vaid on järgmine vend, kes sind ära tapab. Oh shit. Ehk siis me peame sind tegelikult kaitsma praegust elu eest. See on praegust no man's land! Hallo. Freks ei tohi kuskile minna. Seega ma ei saagi liikuda kusagile või? Ei, siis mõttes, et ma just sain aru sellest, et kui praegust Gerhard kuulutas ennast nagu ajutiseks linnapeaks, nii et kui ta ära tapetakse, siis tegelikult ei ole rohkem ja järgmine vend, kes tapab, tema võib seda öelda. Ehk siis me peame Gerhardit kaitsma praegu elu eest. Inimesed tahavad tulla teda tapma või? Ma ei tea, aga Marmor hiilis turuplatsil mõõk käes ringi ja väga sass oli. Päriselt? Issand! Kuule, aga sel juhul. Sa ei tohi kuskile minna, Frek. Gerhard, tule vaata endale parema asjad. Näe, see esimesed... Oota. Oh my god! Nad võivad teha atentaadi praegu Gerhardile. Loen üle, jep. Raudne ajutine seadus. Seosega raudne elanik see, kes omab linnas krunti ja siin on asjadega elanud vähemalt 2 päris maailmapäeva. Kuni uue linnavalitsuse ametisse astumine kehtib see reegel. Raudne piirid paneb paika ajutine valitsus. Piirideks osatakse block of kvartsi. Ajutine linnapea tapmise korral on see rünnak demokraatia vastusele järgnev karistus. Me ei saa Marmorit usaldada, kurat. Ta tahab meie linna. See meest uskumatuid asju selle Minecraftiga. Sellega saab vihma käest lennata, by the way, nagu taevasse. What? Jep, lähme korraks sinna ja mida ütleme selle kohta, lihtsalt lähme sinna kohta korraks. Kiired mõtted. Nii, kas meil on midagi veel, mida me peame praegust nagu necessary ära tegema, et valimised me ei saaks kuidagi kaotada? Ma korra tšekin, mis seis on e-hääletus. Okei, meil on 2 kandidaati. Marmor, Meis ja Chris. Ja mina loen nüüd kandidaadi alla ka tehniliselt, sest ma olen linnaelanik jälle. Sa andsid mulle praegu loa linnaelanikuks, nii et ma võin kandideerida. Mõlemad on täiesti õiged kandidaadid. Legitiimsed, jah. Ehk siis nüüd tuleb lihtsalt, et me peaksime kõik saama hääletama mind, et ei läheks Kelloksile see. Aga noh, Kelloks, kui me teeme paberhääletuse, et siis Kelloks nagu nii küsib üle, erapooletu peaks neid hindama, et ei oleks mingi riigd. Kuidas me selle lahendame? Kes meil hääli loeb? Hääli loevad mõlemad kandideerijad koos utleeb, kas sisumaa diskon keskiarvo prive. Keegi linnaväline erapooletu. Hello guys, utleeb Beloks ei nagu ela Tšulinnas. Ma arvan. Deep Pepper või? Näiteks. Ta on rohelised. Ma võin määrata kellegi, kes on neutraalne, kes ei ole linnaelanik. Aga see võiks olla rohelistest olla, jah? Ühesõnaga, teie 200 hääletada, nii et see oleks 2 häält minule. Aga linnas elab veel praegust, ainult kes linnas on Marmor ja see oleks juba meile võit praegust. Marmor elab meie linnas või? Jah, sellepärast ta kandideeribki. Aga Stotter... Ja rohkem ei ole äkki. Ja Selgrootu ka ei ela siin, nii et ülejäänud inimesed ei saa hääletada praegust Marmori poolt. Mida Kelloks veel võiks välja keevitada? Proovime mõelda paar steppi edasi, millega ta võiks hakata nuruma, kuskilt midagi keevitama. Samas neid on praegust 4. Neil on mõisnik ka, me läksime 3-5 vastu praegu, saate aru või? Kui nad tuleksid vägivallaga praegu üle võtma meid, me oleksime cooked. Kui nad praegu marsivad turule. Miks nad peaksid samas? Aga nad saavad. No saavad. Meil on praegu väga siuke nõrk seis. Frexon nooli on või? Ei ole. Mul vist on üleval ka. Kas sa peaks Deep Pepperi võtma, kas Deep Pepper võitleks meiega või? Käime tema juures rääkimas äkki.
selle hääletusjuttu ja kas ta... Kurat, ma ei tea, noh. Tead, sa võid Deep Pepperiga käia rääkimas küll. Ma ise lahkuksin korra siit mängust veel enne 9 sööksin õhtust ja siis ma tulen tagasi. Frek, ma arvan, sa oled olemas, jah? Mina olen olemas, jah. Ma arvan, sa pead mingi asja keevitama. Ma ei tea, kuidas me võidame, kui läheb vaja, me peame võib-olla võitma võitluses 5 inimest. Mis on kõige parem 5 neid võita? Mul on meis ka. Oota, kus see linna võti on nüüd? Me tõime meisi. Linna võti, Gerard. Kui te tahate enchantida midagi, siis endis saab teha seda, see on XP farm. Kas sa meisi oskad, Frek, kasutada? On see kasulik, sa arvad, su arvast ei? Ei, no see on ikka väga tugev või õigesti kasutada. Mul on density 5 saab ka panna peale. Ja siis saab tõesti seda päris hästi kasutada. Kas sa suudaksid võtta maha 5 mees sellega? No ma arvan, et ma ei tea, mis varustus neil on. Mul on kindlasti parem varustus kui neil, eks ole. Jah, seda on kindel. Mõisnik kelloks, neil on hea varustus. Marmor on lihtsalt tavadiamond. Selgroot tuleb ka tavadiamond, Stotter ka. Meil on vist lihtsalt vaja ju teha niimoodi, et kurat, jah. Kui tõesti läheb kakluseks ja oletame, et ma saan kelloksi maha ja siis on kohe järgmine, eks ole. Kelloks ei tule tagasi kaklusesse ega ju. Ei tule. No siis on tegelikult isegi variant, et ma saan kõik ära tankida, aga ma ei tea. Ma oskan ka võidelda, selles mõttes, Frek, ma oskan ka võidelda. Väga hea, väga hea. Ma võtan potionid valmis ja mul on olemas kõik, ma saan jagu küll nendest. Kindlasti ma saan jagu Stotterist, Selgrootust, Leebelt, ma võin 2 igale mõlemad võtta. Aga linnavalitsuse hääletamisele nad ju ei tule, on ju? Ei tule jah, sest nad ei hääletada siin linnas. No sa, Kris, kui sa arvad, et ma võin selle meisiga proovida natukene, ma enchantiks teeksin selle täiesti ilusaks, säravaks. Tal on praegu Density 4 ja Unbreaking 3 peal ja mul on Density 4 raamat, sa pead selle kokku panema. Jaa, ma võin panna kokku need, jah. See on Hammerbomm, on selle haamri projekt. See on ka tulevikus, kui me linna peaksin saama, siis see läheb meie nagu, kuidas ma ütlen, tuumapommiks. Ma arvan, see relv on nii tugev, et see on justkui tuumapomm, et selle paneme kuskile safe'i siis. Aga ma võin selle sulle anda. Kas see on praegu sul peal või kus see on sul? Ma saan selle siia tuua. Ma toon selle siia ja... Aga kuule, linnavalitsuse või linnavõti, ma hoiaks igaks nii kaua enda käes. Oia, jaa. See Gerhard, me peitsime selle ära. Tervise küll. Mul tuli meelde. Gerhard unustas ise ära, kus võtme panime. Jaa, vaata kui hästi peidetud, ma unustasin ise ka ära, kus on. Ei saagi välja pressida, vaata, kus on võti, ma ei tea. Ma ei mäleta. Me peitsime selle referendum ja võtmega ära, nii et nad ei saa kuskilt leida. Ma toon haamri. Sest kui nad saavad tehniliselt 5 lihtsalt füüsiliselt suruda. Nad saavad füüsiliselt meid ära suruda. Nii. Ma usaldan Frekki selle. Ma usaldan, kui sa paremat kitti ei tee. Ma ei saa praegu, aga ma üritan teha. Ma usaldan Frekki praegust. Meie parim relv on Frekk. Kumne on valimist, aga meil sümmetria. Mis siis jah? Keegi on siin. Keegi on siin või? Tuut keelasid pasunat. Sina lasknud pasunat või? Keegi oli siin. Ma vaatasin ümber, ma näinud mitte kedagi. Võib-olla nägid meid. Võta haamer. Density, võta noolega. Poison nooled ja tavanooled. Ossa. Pane poison peale, ma arvan. Ossa, poiss, kui hea. Me ei saa praegu siit välja enam minna. Peame minema kuskilt koopast. Tule kaasa muga. Guys, asi on nii pingeline siin. Miks linna peaks saamine nii pingeline on? Seal on mõis. Kus ta on? Ma ei tea, alles oli siin. Ta läks portalisse vist läks. Arvad või? Jaa. Ta just oli siin. Ta ei saa kusagile ära kaduda. Vaata, et ta varjukord mingi trappi ei oleks. Ärme lähe nüüd järjesse. Võib-olla ongi mingi bait. Never know. Ja, võib-olla. Aga mis need plaanivad tahavad? Tenno Estonia Utlev spämmad siin chatis. Et nad saaksid vaata, you know. Aga kas nad ründaksid meid või nagu, miks nad ründaksid meid, kui Gerhard pole? Siis see on just parem. Need on 2. Noh, selles, et nad saaksid meie asjad ära võtta ja siis on nagu... Lähme tagasi linna. Marmar oli. Lähme sinna spooni äkki. Ma nägin kedagi siin just. Kuule, kes see siin tuudutab? Kes see tuudutab siin, jah? Sa ei tea või? Ei, ma kuulasin ka neid tuudutab. Miks mul... mingi koosolek peal. Vaatasin, sa kandideerid, Marmar, jah? Jah, no ma mõtlesin siin, et kuna noh, see oleks väga veider, kui oleks valimised ühe kandidaatidega ja noh, kuna niikuinii sa võidad, siis oleks demokraatlik, et vähemalt üks kandidaat oleks veel.
okei. noh , see on sul juba kinni pandud selles suhtes , ma tean , aga see oleks veider , noh , sa tead küll , mis riikides on ühe presidendikandidaadiga valimised , ma vist ei hakka mainima , me ei taha ju Raudlinnast sellist linna . ei , seda mitte jah , sa kandideerid lihtsalt selle jaoks , et keegi veel kandideeriks . jah , okei , aga selge , edu valimistel . jah . kuradi valevorst . sellepärast , et ei oleks veel keegi . ja . kui ta tahaks , siis ta laseks lihtsalt , ma ei ole ju mingi diktatuur . ei . mis asi see nüüd oli , kes see Selgrot on enda arust ? kus sellest juttu ? ei , ongi confirmed vä ? Nad tulevad üle võtma , aga ma ei tea , kas Deep Pepper aitaks meid . ma ei tea , kas meil on mõtet Deep Pepperit küsida või mitte , ma arvan , saame hakkama . ma arvan , me suudame nad võtta , mul on potion kodus , ma toon oma strength potion'i ka . Frek . Nad võtavad , nad tahavad üle võtta . nüüd on ju confirmed . mida nad kirjutasid , mida see tähendab ? see , et nad , Urfagetuks kas on utlev riigipööre mitod . kell 9 ? Nad tulevad siia kõik koos ja üritavad üle võtta siis . meil on kell 9 linnasisene hääletamine , mitte mingi riigipööre . Nad tulevad . Nad tulevad . Lähme sinu juurde praegu . ja mul on veel strength , kas sul potion'id on ka või ? jaa , mul on 5 strength potion'it , strength 2 . ma võtan nende kodus ka , võtame korra sealt ära . ma pidin külvama paanikat . I swear to god , kui nad tulevad , aga ma räägin , mees , see on nagu nad saaksid , neid on nii palju rohkem , nad saaksid nagu , aga nad ei võida ära elu sees , ma ise , nad ei tee ära elu sees . ma arvan ka , et nad ei tee ära . kui sa fokusseerid kõige , ma arvan kõige parem , et sealt on mõisnike kelles , kui sa nemad kaks võtab maha , siis Stotter , Selgrootu , noh , Marmor on ka küsimärgi all , aga Selgrootu , Stotter on easy . ma arvan , kõige parem variant on see , et nad props hakkavad siin känkima , siis ma proovin nad ära saada su pealt . ja ma jooksen ringi rattast ja sina tappa neid nagu , ehk ma proovin kuidagi enda peale neid tõmmata ja sina lihtsalt one by one pikid neid , vaata . tundub nagu kõige parem loogika , ei või ? Lähme sinna . koguvad netherite'i . jep , ma räägin , nad teevad riigipöörde . ma ei tea , kas me peaksime Deep Pepperi kutsuma ka või mitte , sest meil oli veits lahkheli ja ma kardan , et ta võib switch ida väga lihtsalt . ma ei tea , ta ei ole vaata nii rohelistega integrated . ja ei , see Deep Pepper on kuidagi üldse nagu noh , ma ei tea , see vend ei meeldi mulle väga . kui Gerhard on ka , siis meil on parem chance nagu . ma arvan , neil ei ole aega poole tunniga kiirappida nii palju . ma ei tea , kui sa tahad , siis me saaksime põhimõtteliselt , kas sa tahaksid teha ennast netherite'iks või ? on sul debriid või ? mul natukene on üle . me võime minna , meil on aega , võime minna netherisse . ja siis on diamondeid ka vaja tegelikult , sest et mul on vaja tjuupida no cap , mees ! sul pole neid template'e ja , neil pole , neil pole template'e , nad ei saa teha . ja ma ei usu ka , et neil on template . elu sees ei ole . ja nad korjavad , aga nad ei tea , et template'e on vaja nüüd . ja , aga lähme ühesõnaga , lähme netherisse siis . Chris . jaa . tule , lähme , ma arvan , palju sul on ? piisavalt . mul on 11 . ma vaatan , kui palju ma , oota , okei , tegelikult , mees , ma contribute isin siis piisavalt , võta see . see on 12 , võta seega . pikk . Tipikaks on põhimõtteliselt surnud omadega juba . jep , ma jälgisin , et on netherite . kust me tulime ? siit . tahad ise teha endale armorit või ? tee mulle ära lihtsalt , ma arvan . siis me saame mingi , ma vist saan achievement'i nagunii . jaa , sa saad selle cover me in the breeze , aga see on väga õudne achievement . jaa , see on väga õudne achievement , üks müts on maas ka sul veel . ja , oota , mul ei ole ruumi . ma nii kardan , ma kardan demokraatia pärast , ma kardan meie linna tuleviku pärast , mitte meie pärast , vaid linna tuleviku pärast , kui me kaotame , siis kukub Mattias nüüd Idvani on utlev tänä Raudlinn . voit No kaua teha laivi , kuna mul homme eopepäev . ole tänatud , Frek , sa oled insane . toome ära ta . nii , oota , ma vaatan ühe asja üle käbe , kas mul on midagi puudu , rohkem potion'id ei ole vaja vist , mul ei ole rohkem ka , okei , lähme . toome ära ta . kus ta on ? küsisin talt , vaatame , kas vastab . Meid jättis oma pealuu siia . aga mul on üks pakkumine veel . ma arvan , me peaks tegema selle hääletuse , siis võime teha lihtsalt suuliselt , ei pea olema paberitega midagi , just tõstame käed , vaata mingi siuke hääletus , ma arvan . aga teeme selle seal turuplatsil , sest sinu majas on võib-olla liiga chokehold . kui ta on nii palju , vaata , me ei saa välja äkki . jaa . pigem õues . Gerhard Võsi . siis me võiksime teha kusagil , kus on nagu vett lähedal , siis ma saan kohe minna . samas ongi see ja . ma võin kusagilt kaugemalt eemalt vaadata . ei ole lähedal , ole lähedal . teemantid ära . Gerhard , plaan on järgmine , see on päris kindel nüüd , et tuleb riigipööre .
Need on 5 tükki ja Selgrootu kind of müüs enne nende plaani juba välja, sest ta ütles chatis: halloo, kas toimub riigipööre kell 9? Full armor küsimärk. Siis ma ütlesin ei, kus sellest juttu? Ja Stotter ütles Viva la revolucia. Kes ütles? Stotter ja ennem ütles Selgrootu. Ja siis ütles Selgrootu lõpus, ma pidin külvama paanikat, smiley face. Ehk siis sul kilpong järgad või? Väga hea. Kui terved su rüüd on kirves, kõik asjad? Kirves, mul on mõõk, mis on terve, täiesti terve. Okei. Kas sul on mingi potion'e kuldseid äppeleid kodus, mida sul vaja võib minna? Mul on 8 kuldset äppelit olemas. Käes juba või? Kõrval, jah. Okei. Plaan on, ma arvan, järgmine, Gerhard, sina ja mina. Püsime koos ja proovime neid laiali ajada. Ja Frek ükshaaval pikib neid, sest me oleme 3-5 vastu. Frek pikib neid ükshaaval ja kui me näeme, et nad känkivad Freki kõik koos, me peame minema Freki ära võtma neid nagu kärbseid. Markus Mald utleb, miks Liip Pepperi sisumaale kutsusid. Sest et ma ei tahaks väga nagu täiesti tanki saada, sest et armor tegelikult läheb niimoodi väga kiiresti. Jaa. Kui mingi 2 või 3 venda lausa sind nagu lihtsalt 6 minutit guys. Kritivad sind mingi kogu aeg, panevad sulle mingi Sisumaa.com, kõigi laive näeb Sisumaa.com. Põrliga lihtsalt minema kohe. Oliks siis nagu praegu tundub, et sõda on vältimatu või? Jah. No, siuke tunne on, jah. See, mis nad rääkisid ka, tundub, et nad tulevad tegema riigipööret meile. Sest nad said aru, et sinu sellega, et neile pole enam võimalust võita, sest meil on oma seadused nüüd siin ja nad saad ainult üle võtta meid lihtsalt, ainus viis. Aga hääletusega on hea, sest ikkagist, kui meil tulebki hääletus, siis E2 hääletate mind ja ma arvan, et teeme lihtsalt sul võiks olla muuks sellega suulise hääletuse Turuplatsil, lähme Turuplatsile, seal on hea võidelda, Freki majas on halb. Turuplatsi suuline hääletus, kes on minu poolt, kes on Marmori poolt, E2 olete minu poolt ja Marmori poolt ei saa keegi olla isegi ja on hääletus läbi ja siis ütleme, et mina olen linnapea nüüd ja seadus on ka olemas. Saab pärast lugeda, praegu hakka lugema andma midagi ja on kõik, lähevad minema laiali, kiire lihtsalt, teeme kiirelt ära selle. See tuleb jah teha kiirelt ja valutult. Ja kui nad hakkavad seal ja vaadake, kus nad liiguvad, kui nad tulevad imelikult, siis nad nagu wow, ei tule kuskil taha. Ei no vaadake ka nagu, mis neil on, äkki neil on vöö peal, äkki korraks näitavad mingid potionid ja värk ja siis see annab kohe lihtsalt teada, et nad nagu rindavad. Kui neil on kusagil näha potionid, võtab niimoodi korraks kätte või midagi. See on kohe aru saada. Kui need terroristid tulevad praegust meie armsat Raudlinna võtma ära, sellel päeval, kus pidi olema pidu ja rõõm, me saame selle tagasi, siis me anname neile niimoodi tuld. Me toome nad maa alla, nii et nad häbist ka ei julge seda päeva enam kunagi meenutada. Me võtame kõik nende asjad ja paneme need muuseumisse häbiplekkideks ülesse nimeplaatidega, kes siin käisid ründamas ja said räigelt lõuga, need barbarid, paneme nende pead posti otsa, näidataks seda, et keegi ei tule meie demokraatiat võtma. Nõus. Ma loodan, et see ei lähe võitluseks. Siiralt loodan. Aga asi praegu tundub. Meie ei alusta. Meie ei löö esimesena. Kui tuleb löök, siis me lööme alles. Ja see on kõik demokraatia ja headuse nimel. Poisid! 3 meest versus 5 matsi. Kas te kardate matse või? Absoluutselt mitte. Matse! Mingid sinised matsid. Mingi sinised matsid. Kellele meeldib sinine värv üldse? Ongi, no vaata. Ma olen full sinises, aga... Diamond ei loe. Mingid matsid kuuletuvad Kelloksi ajuussile. Räägib neile, mingi vend tuleb linna ja juba usub Kelloksi imejutte ja juba võtab rüü kätte ja tuleb siia. Sitta kah. Me toome nad maa alla, kui on vaja. Lähme poisid Turuplatsile. Ja kuulutame välja. Gerhard, sina siis loed ette hääletuse ja ütled, et teeme sulle isegi hääletuse ja ongi nii. Pupurpuu! Ahoi! Tere! Kus siis ei pidagi hääletus olema? Tervist! Just! Palun kogunege siia ette. Linnavalitsus hääletab. Linnavalitsus hääletab. Linnaelanikud hääletavad. Gerhard loeb ette. Ma arvan, et see üles seista kõrvale, ma arvan. Siia. Raudlinna ajutine seadus. Esimene punkt 28. oktoobri 2024 seisuga on Raudlinna elanik see, kes omab linnas krunti ja on siin oma asjadega elanud vähemalt 2 päris maailmapäeva. Ja see kehtib kuni uue linnavalitsuse ametisse astumiseni. Oota, aga selle peaks hääletusele panema selle. Tähendab, vabandage,
minu sõna on praegu siin. Punkt 2, raudlinna piirid paneb paika ajutine valitsus, kelleks hetkel olen mina, sest mina tulin ja võtsin selle lihtsalt endale, et demokraatia säiliks, mille ma annan üle demokraatlikul hääletusel. Punkt 2, raudlinna piirid paneb paika ajutine valitsus, piirideks kasutatakse Blockov kvartsi. Piire lõhkuda ei tohi. 3. Ajutine linnapea KT tapmise korral on see rünnak demokraatia vastu ja sellele järgneb karistus. Punkt 4. Uue linnapea hääletusel saavad kandideerida ja osaleda ainult raudlinna elanikud. See on hetkel lühidalt kõik. Ja see on reegel? See on minu poolt välja pandud reegel. Selge, suurepärane. Väga demokraatlik, et sa paned üksi välja nüüd. Ja see on väga demokraatlik. Mida üldse praegu siin nii sõjakalt sõna võtavad mitte raudlinna elanikud? Ei no, meid hoovitab, see pidi ju pealinn olema siin. Aga selge, kui siin raudlinna elanikud peavad ära minema, siis ma ei tea, Krispais hüppame paadi pea, võime see koju ära ja ma lähen ka minema. Mul on antud elamisluba. Antud elamisluba, kes andis? Ajutine linnapea. Kordan esimest punkti. Raudlinna elanik on see, kes omab linnas krunti ja on siin oma asjadega elanud vähemalt 2 päris maailmapäeva. Chris Boyce on siin elanud lausa, tuleb välja, et 3 päeva. Okei. Väga mugavalt tehtud reegleid, ma ütleks kohe ära. Ära hoida, see on demokraatlik eloks. Kas läheme hääletuse juurde? Ei, selles suhtes... Aga ega siin polegi midagi hääletada ja me võime kõik neljakesi ära minna. Lugupeetud kelloks. Mina ei tule ütlema sulle, mitu lehma sina kasvatada võid. Ei, absoluutselt, ma tean. Show him, bro. Mina sellistel valimistel ei osale. See on ju demokraatlik valimine. Selles suhtes... See ei ole hääletusele pandud, see ei ole hääletusele kuidagi pandud, see on enamus linna elanikud on siin ju. Palju üldse linnas elanik on? See on spoonilinn, see on kõik spoonivad siin on kõik see nederportaalid on siin, see on... Spoon ei käi selle linna alla, spoon ei käi linna piiridesse. Spoon on linna piiridest väljas, spoon on neutraalne alla. 3 inimest või teid on 4 või? Me kutsusime kõiki, kes on raudlinna elanikud, kes siia ilmunud on, need on, kes ei ole, need järelikult ei soovi valida. Aga teeme hääletus ära siis. Oota, aga kas me saame siis hääletada või ei saa? Ainult raudlinna elanikud. No jah, jõudu siis. Tegemist. Palju linnas üldse inimesi kokku elab? Ta väike. Rohkem, aga pole kohal praegu. Ega palju on nagu kokku üldse? Ma ei tea, mingi 7 äkki. Kohal on 4 või? Ei tea. Ei tea, palju kohal on? Ei, kohal on sinu ees siin, 4 tükki. Kohal on 4. Nagu 7 inimest tuleb, siis saab hääletada. No nii, aga jah, Gerhard, loe ette siis, kes hääletab? Või et kandidaadi veel ette lugeda ja siis kes hääletab ja tõstavad käed ja kes hääletavad ja siis no siin on siit me saame selgelt õppida lihtsalt mõisnik, kuidas mitte linna pidada. Kandideerinud on Freki majas oleks mugavam seda teha. Ei. Me teeme siin vihma sees. Kandideerinud on Chris Boyce ja Marmor Meis. Ja ega siin muud ei olegi, kui kus kohas on meil Marmor Meis? Lahkus hääletuselt, nii et ainult üks inimene ongi siis. Okei, siis on väga lihtne. Chatis annavad kõik linnaelanikud märku, kes on poolt, kes on vastu. Oota, mille poolt siis? Et mina saan linnapeaks. Frek hääletas ära, jah. Gerhard ka hääletad, jah? Trehva utleb ma ei tea, kes... No nii, tundub siis, Gerhard, sina jah, räägitas. Lugupeetud raudlinna elanikud ja teised pealtvaatajad. Sellega kuulutan raudlinna uueks linnapeaks Chris Boyce'i. Aitäh! Las ma ristin sind ära. Risti, aitäh sulle. Palju õnne Roostalinn. Kui teile ei meeldi, siis võite oma halvad kommentaarid endale jätta. Mina aga tahan öelda, et ma olen seda hetke väga kaua oodanud, kuna mul on suured plaanid ja plaanid aidata ka teisi, mitte ainult raudlinna. Aitaksin ka siin siniseid, aga sinised on väga suure suuga siin, et peame vaatama üle võib-olla, kas sinistele tulevad siin taevateed või mitte sellise käitumisega. Aga meie linn saab nüüd lõpuks paremaks. Mul on tulevikuplaanid üles kirjutatud 12 punkti, mida me loeme ette siis uuele linnavalitsusele. Ja ma tahaksin ka öelda kohe ära linnapeana esimese asja, et ma määran abilinnapeaks GT Trolla. Gerhard, sina oled
abilinnapea. No see on läbinähtav onupojapoliitika. Ja ma määraksin ära Freki linna šeriifiks. Aga mulle inimeste hinge... Mida sa kiuksud siin? Sina ise isegi elasid ka veel, et inimene hinge... No selge, mul on tunne, et me peame ära minema, me isegi elasin. Meil ei ole mõtet siin olla. Ei, teil on õigus siin olla. Miks teil pole siin mõtet olla? Siin tuleb kauplus ja kõik. Ei no, siin tänava peal šerif lihtsalt ütleb, et ära tuututa, et ole vait. Oleme nüüd ausad. Jaa, loetakse ette. Laseme hetkel suurel juhil palun kõneleda. Jah, meie esimeseks projektiks saab kindlasti olevat linna struktuuri siis parandamine ja paika panemine ja uute seaduste paika panemine, et siin ei tekiks mingisuguseid imelikke olukordi, nagu siin šupade all oli. Me rajame raudlinnast päris särava, valge, ilusa raudlinna. Ja tänavad hakkavad patrullima rauast kolemid, kes kaitsevad meie elanikke. Me tulevad siia ilusad tänavad iga maja juurde. Taevateed, mis ühendavad kõik elanikud. Pank, turg ja ka veel teed, mis ühendavad teised linnriigid meie linnaga. Ja palju veel, mis on tulemas, mida ma räägin ette pärast siis enda linnavalitsusele. Raudlinna oodatud kõik. Turuplats avaneb, ma arvan, et homsest. Me paneme nüüd paika süsteemid ja siis saab hakata müüma ja kauplema. Linet olen utlev. Me sooviksime, et raudlinn jääks neutraalseks maaks, et siin ei oleks mingisugust viha ja nagu praegust on ja sükest õelutsemist, sest meie seda kunagi ei ole provokatiseerinud. Ja peale seda, kui sa mind ära tapsid. Kelloks. See on tõsi ju, see on lihtsalt fakt. Jah, see on ka fakt, et te viisite mind keldrisse. Jaa, absoluutselt, mitte et sulle haigeta. Okei, lähme edasi, jah. Freku, ole hea, pane korra need Airchest maha. See on väga hea tegelikult, sellepärast, et ma saan lugeda kõik 12 punkti ette ka siit, nii et 2 hours later. Tagada kaitse raudlinnale, mini-Tartule, kohalikele, tšukupaalad ja ka ükskõik kellele, kes vajab raudlinna toetust. Sellega praegust lõppevad raudlinna tulevikuplaanid ja nad kindlasti suurenevad ja paljunevad. Tööd on palju teha. Okei, kas ma kuulsin õigesti, et kaitset pakutakse mini-Tartule ja tšukupaaladele? Just. Ja mitte kellelegi teisele? Nendele, kellel abi ka vaja on, nagu oli kirjas. Okei. Ma mõtlesin, miks neid just välja toodi eraldi. Sest nad on meiega heal suhtumisel. Me tahame neile head. Okei, no ma soovin ka head siin, aga ma lihtsalt mõtlen, et miks siis meie head ei ole, kui sa mind... No ma saan aru, jah, sa tahtsid tappa mind, või noh, tapsidki ära mind. Just, Kelloks. Mina olen see suur paha. Saad õigest aru. Jah, aga mis ma olen kurja teinud? Praegust pole see aeg, kõik teavad, mis sina oled teinud Kelloks. Me ei pea siin hakkama lahkama sinu asju linna avamisel, nii et sellega on praegune linnavalitsus vabalt rivitult ja linn võib minna laiali. Lähme rahumeelselt laiali. Juba läheb linn laiali teil või? Ei, praegu võib minna vabalt rivitult. Linnavalitsus on nüüd kokku pandud ja nüüd saab hakata planeerima. Nagu eelmine kord, et nii kui valimised läbi on, siis poed sinna koopasse tagasi või? Mis asja? Et kui esimene viga tuleb, siis Chris Poiss teie linnapea on siit kadunud, kus kurat, ma ütlen teile kohe. Eks me näime nagu eelmine kord. Ma olen ju siin praegust Kelloks, kuhu ma kadusin. Seda küll, absoluutselt, ei. Kuni esimese tõrkeni ja vaadake teie linnapea kaob, paneb oma paadi peale oma 7 asja ja sõidab lihtsalt ookeanisse. Sa näed Kelloks 3 plokki ettele asju lihtsalt ja see siin kaugele ei vii. Proovi enda render distance suuremaks panna. Mu render distance on 20 chunki. Markus Falberi utleb, kes linnapea oli ära. Ja abilinnapea, lahkume siit palun ja meil on vaja nüüd panna paika plaanid, mida linnaga ette võtta esimesena. Ma olen imestanud, et ei proovinud midagi teha. No ma arvan, nad natuke nende rüüde peal olid hirmud ka. See on täitsa võimalik, et see Freki nad olid ikka väga hirmud. Lähme siia. Poisid, me oleme nüüd väga heas kohas. Thank God. Nad võivad ükskõik mida ajada. Me juba teame, et nad kõik sinised on manipuleeritud ja ma ei tea palju punased. Ma loodan mitte kõik punased. Aga mõistik kindlasti on ka Kelloksi rüüsis. Aga me peaksime nüüd panema paika esmaasjad, mis meil kõige tähtsam vaja on nagu. Mina näen, et korra vaatan oma see raamat üle, mis meil oleks kohe vaja. Turg on vaja panna püsti, süsteem. Ma saan selle üle käia ja vaata, kuidas need alad on tehtud ja panna mingid maksud, et saab alad siis hakata ostma, rentima, teha poode. Me saaksime siis raha.
oleks vaja väikest panka, oleks vaja ametlikku linnavalitsust, et me peaks käima maal koosolekuid tegemas, sest see on natuke võib-olla kahtlane linna inimeste jaoks. Ehk linnavalitsuse maja oleks vaja ja ma pakun välja, et lammutada maha minu maja ja teha siin asemele uhke linnavalitsuse hoone. See on väga hea asukoht küll muidu. Keskele, jah. Ta on täpselt siuke keskpunkt. Täpselt. Linnavalitsuse hoone ja kindlasti müürid ja asjad on ka vaja. Aga sellega saab, see pole võib-olla need. See hetkel pole veel nii oluline. Ehk siis turg, linnavalitsuse hoone ja pank. Ja teada, ma loen teile ühte ideed ette. Raudlinna embleem ja vorm. Ma arvan, et kui me selle teeksime ära, me oleksime kõik palju ühtlasemad. Ja mul mõttekohaks oli, ma ei tea, kas mingis asjaga saab värvida mütsi, seda netherite mütsi piisavalt valgeks, aga mul tundus äge vähemalt, kui me linna sees käiksime netherite armoris, aga raudmütsidega. Et kui me kuskile mujale lähme, võib ära võtta, aga meil oleks siuke nagu unified vorm, nii et sa näed ära, kes on raudlinlane. Et on need helendavad valged mütsid. No tegelikult saab teha ju niimoodi, et terve trim on lihtsalt valge. Ja kas on siukest trimmi, mis hästi palju mütsi katab? Netherite mütsi. Silence Armor trim, seda leiab Ancient City'dest. Okei. Vist. Selles osas mul pole õrna aimu, millest te räägite, aga olgu. No ühesõnaga mõtlesin, et äge oleks, kui meil oleks ühine linna vorm nii-öelda, et Netherite trüü võib olla siis ja siis valge raudmüts, et linnas siseselt lihtsalt. Et kui sa kuskil majal käid, võid ära võtta vahetada, aga lihtsalt linnas sees meil on nagu siuke ühtlane tunne nii-öelda. Või kuskile käime üritustel, siis meil on kõigil need valged mütsid. Aga okei, see on siis praegused ideed olemas, et me saame seda edasi rääkida, kui rahvast on rohkem. Ja siis me saame panna inimesi ka appi kutsuda, et raudina arendada, kes siin elavad sees. Praegu on päris hästi juba, ma arvan, selle müüri tegemisega läheb juba täna nii palju, et ega ma ka rohkem ei jõuagi. Just, aga huvitav, kas marmor jääb siia, mis te arvate? Juba kolib ära, ma arvan. Ma ei tea, samas mõisnik tahab ka krunti. Aga see on huvitav, miks mõisnik tahab krunti, mis te arvate, miks? Ja ei, ma arvan, et nagu, ma ei saa aru, kuidas see läks liiga kergelt. Nagu, läks jaa. Välja arvatud see, et see lihtsalt sõimas. Et muidu see läks alati jäpib. Midagi oli nagu nii puudu. Ma arvan, et nad mõtlesid teha midagi, aga nad mõtlesid ümber. Ja ma arvan, nad nägid mind. Ses mõttes jah, et ma ütleksin niimoodi, et kui keegi tahab kolida siia, siis meil pole nagu Markus Valberi ei pea ostma maad, aga äripindasid nagu rendime välja. Sest nagu meil on hea, kui keegi kolib siia, see on nagu halb meile. Ja. Et kolida on tasuta, aga äripinda sinna turuplatsile, sinna tuleb hinnad ja ma tegelen sellega. Aga okei, praegust on siis olukord lahenenud, hea töömehed, demokraatia säilib, me ei lasknud türannidel praegust ennast maatasa teha. Isegi kui see Kelloks proovis oma jutuga. Tahaks teada, palju see nagu tämmi teeb, kas ma tohin lüüa kedagi enda vendaga? Pane mulle mats. Pool. Tegi midagi või? Aga kui ma teen niimoodi nagu? 2, 3, 4, 4. 4 harti võttis maha või? 4 harti, jah. Kuule, ma tahaks proovida, palju meist teeb seda tämmi. No pane. 0 praegu. Okei, see on vist ikkagi peab tegema. Kõrgelt, jaa. Hüppasid vee pealt veits nagu. Meil on 10 plokki midagi. Oi, sellega parjutama hakkama. Katsetasime natukene asju. Pole muret. Jou, see on nii tugev! 10 plokki kõrguselt one shot! Kas ma teen endale mingi ajutise maja või? Kas ma teen endale mingi ajutise maja, kus ma hakkan elama või? Kas ma lammutaks oma põhimaja ära? Sest ehitame linnavalitsuse ja mul on uut maja vaja. Mul on 3. maja vaja siis ju. Või kas ma hakkangi elama ei, ma ei hakka elama linnavalitsuse hoones. No siin on vaba plats. Ma arvan, teeks siia äkki enda uue maja. Mingi Häärberi või midagi siukest. Või ma ei tea, mingi väikse lossi või? Et ma elan nagu mingis väikses lossis. Äkki ma teen mingi mini-forti või? Et ma hakkan mingi fortis elama, et mul oleks mingi väikene fort. Mingi väikene kindlus oleks ka päris hea ju. Väikene kindlus. Aga linnapea elab lossis, kas selle veits veider. Aga võib-olla ma teengi, ma ei tea, kas võiks olema maja siis hoopis või. Kurja ma ei tea praegu. Linnapea peaks olema uhke maja. Ma olen nõus, aga ma ei taha olla see linnapea, kes on mingi uhke linnapea. Ma tahan just nagu niisamal olla linnapea. Ma tahaks teha mingi prikkmaja. Ma vaatan korra mingisugust ägedat mingit äkki mingit videot. Oota, kuidas see linnapea? Sest Tšukupalad andsid oma linna ära. Ma tahan korra minna praegu Tšukupaladele öelda, et mis juhtunud on. Halloo? Halloo?
Kas Chukupalas ei ole siin? Otsin ise ka. Ise otsid, jah? Oled sa üles vaatanud või? Tead, ei leia teed. Chukud tähistavad ja hõiskavad. Ma ei tea, kus Chukud on. Kuidas referendum läks? Ma kuulsid seda miaugumist või? Chukupala! Üleval äkki. Chukupala! Kassi kuule, mis asja? Selgrootu kõnnib seal. Chukupala! Su üleval on üks. All on veel üks, ma näen ühte veel. Lähme alla. Chukupalad. Tervist, ma tahtsin tulla öelda, et mind valiti... Kas ma olen väiksemaks jäänud või see Chukupala on suuremaks kasvanud? Oota, tule siis siia Chukupala. Müstilised olevused. Ma tahtsin teile ennast tervitada, et ma olen uus Raudlinna linnapea. Ja tahtsin öelda, et Chukupalad meil on olnud või... Chukupala! Võib-olla sa vajad tõlki. Ei, nad on aru saanud Chukupala. Kas sa ei taha minuga rääkida või? Miau! Chukala panga ta tunga. Suur Chukupala, kas sina saad aru või? Vuuf. Ühesõnaga... Läheneme. Mäu. Jaa, vuuf, linnapea. Vuuf, Chukupala. Vuuf, sõber. Vuuf, Chukupala, linna. Vuuf, võib tulla. Vuuf. Vuuf. Oi. Stotter sai seda. Ei, ma andsin talle roosi ja ta ütles, et see haiseb. Ma seda nõustus sind. Ei. Ma tegin testi talle ja see tekitas muret mulle praegu. Ühesõnaga, Chukupaat olete oodatud alati linna tagasi ka tulema küll. Meie uksed on teile avatud. Vuuf, linn, vuuf. Miau! Selge, Chukupallid, ma lähen tagasi. Chuku said quest. Vajab arendamist. Chukulumbala. Mida pekki? Vanad tweakisid jälle full ära. See oli veel Chupade valitsuse edasi, see avaneb homme vist. Avaneb homme või? Selge, ma tahtsingi küsida, et millal turg avaneb, et ma tegelikult... Palju siin see turuplats maksab üks koht? Või siin on erinevad hinnad või? Ütleme nii palju, et väiksemad ja suuremad alad tulevad ja hinnad tulevad diamond blokkides. Diamond blokkides? Ja me paneme paika, kui palju üks maksab, siis Chukupalad meile juhis ei jätnud siia. Aga midagi üüberkallist ei tule. Okei. Võid juba silmist ära endale mingi koha, kui tahad, aga homme avame turu just. Kas saab broneerida ka mingil viisil või? Sa võid mulle öelda praegu, mida sa soovid ja ma jätan meelde. Jah, siin on päris palju neid, ma kahtlen, et turul inimesi nii palju on. Tahakski nüüd teada, kas teie töö on muidugi ehitada need suured platsid ka siin valmis või Chukupalad võtate tööle endale linna jaoks lihtsalt? Süsteem minu arust on selline, et sa ise võtad selle ala ja teed siia sellise poe, millise ise tahad. Kõige erksama ägedama poe. Okei, see on päris hea mõte. Kas ma võin arvata, et äkki siis selle ala ja selle valmis ehitatud poe hind võib sama olla, kuna ma siia pean ise enda poe ehitama? Ei või? Idee võis olla see, et see ala on natuke kallim ja kui tahad tulla selle ruttu müüki teha, siis on väike see, saad väikse standi rentida. Okei. Aga me paneme paika siia tahvli peale kõik süsteemid, et oleks aru saadav. Okei, selge. Ma iseenesest valiks selle, ma arvan, selle sama siin. Selle, aga ma võiks nagu broneerida seda, kui võimalik on. Aga ma arvan, ma võtaks küll selle nagu... Ja kauaks see kestab muidu? Kauaks see nagu poeala on? Hetkel ei oska öelda, aga ma arvan, et pikaks ajaks ikka. Pikaks ajaks, okei. Et ei ole lühi. No ma broneeriks ära, ma igal juhul võtaks selle ja paneks enda asju siia nüüd. Võid ära broneerida just ja võid oma selle ehitise valmis mõelda, koguda asju ja siis homme teeme selle lahti. Okei, suurepärane, selge. Ma vaatan korra siit veel üle. Ma saan nagu nii reklaamida ja siis inimesed tulevad ka. Aga ma arvan, see tundub niuke hea koht olevat küll. See tundub väga hea koht. Okei, selge, rohkem mul küsimusi ei olnudki tegelikult. Ma tahtsingi lihtsalt uurida seda turu asja, sest ma tahaks tulla siia linna kindlasti enda oceaneid ja muid asju müüma. Jaa, ikka. Okei, suurepärane, teeme nii. Aitäh teile. Kena päeva.